Aga jah, et Georgi on mu nimi ja ma olen ise koolitaja, tänu sellele ma julgen täna teie ees ka siin olla. Koolitamisega olen tegelenud juba siis umbes 12 aastat, täiskasvanuõppega 14 aastat seotud, olen andragoog, et niipidi me oleme Kadriga ka ristunud omal ajal. Aga ma olen olnud ka sisekoolitaja tegelikult, 7 aastat töötasin Politsei- ja Piirivalveametis ja seal ka tegelesin selle tööga üsna palju. Ja täna ma tulen siia selleks, et rääkida teile EPALE keskkonna võimalustest, aga tegelikult nendest võimalustest tahaks rääkida just nimelt läbi sisekoolitajate vajadusi. Öelge mulle palun, või tõstke käed, et kes teist on inimesed, kes tegelevad reaalselt sisekoolitamisega, et ma tean, et siin on koolitusjuhid ka, aga kes on sisekoolitajad siin saalis? Nii, umbes siis 2/3 on nii. Ja kes teist sisekoolitajatest on kunagi kandideerinud aasta sisekoolitaja konkursil? 5-6 inimest, jah? Nii, 7, jah, Heigo ka. Väga hästi, aga kes on mõelnud näiteks sellele või on juba taotlenud koolitajakutset, täiskasvanute koolitajakutset? Nii, kas oled mõelnud või taotlenud? Mõelnud oled, väga hea. Siis on veel paar inimest, kes on mõelnud. Mõelnud, jah. On mõni inimene, kellel on kutse ka. Sul on aeg olnud. Et aeg on siis võib-olla taas mõelda. Miks ma küsin nendest teie kogemustest, sellepärast, et EPALE tegelikult pakub koolitajale sellist virtuaalset praktikakogukonda, aga praktikakogukond on see, mis toetab meie professionaalset arengut sisekoolitajatena, koolitajatena üldiselt. Et sellepärast on keskkond väga tähtis nendele inimestele, kes tahavad koolitajana areneda, aga veel tähtsam on nendele, kes tahavad ka sellist tunnustust saada oma kogukonnalt, oma kolleegidelt. Et millised siis need võimalused täpsemalt on? Et sellest kohe lähemalt. Et Euroopa on siis selline üldine täiskasvanu õppekogukond, mida rakendatakse väga paljudes riikides ja siis selle üldine eesmärk on tuua kokku erinevate valdkonna täiskasvanu õppepakkujad, et me kindlasti ei keskendu ainult koolitajatele ja ainult sisekoolitajatele, vaid kõigile inimestele, kes täiskasvanu õppet pakuvad. Aga siis kindlasti pean mainima, et PALES võivad tulla, aga ei ole otsene sihtrühm meie õppijad, et inimesed, kes koolitamisega ei tegele. Ehk siis see on üsna professionaalne, üsna piiratud seltskonnale selline sihitud kogukond, et seda on tähtis meeles pidada. Ja siis Eestis on selline EPALE keskus olemas alates jaanuarikuust 2015, et siis varsti on 4 aastat juba, kui me EPALE keskkonda siin rakendame, nii nagu ka kogu Euroopas. Ja meie oleme võtnud endale sihiks, arvestades meie Eesti olusid, kus koolitajad tegutsevad väga erinevates valdkondades, kuuluvad erinevatesse organisatsioonidesse ja liitudesse ja ka ei ristu omavahel praktiliselt tihti, ei tee väga palju koostööd omavahel, välja arvatud mõned erandid, nagu näiteks sisekoolituse liidus tehakse hästi palju koostööd, aga siis koostöö on enamasti liidu keskne, et siis meie püüamegi tuua kõiki koolitajaid, kõiki inimesi, kes täiskasvanu õpet pakuvad ühte kohta, sellepärast et me usume väga tugevalt ja siiralt ja me teame seda uuringutest, et koostöö ja koosõppimine ja omavaheline interaktsioon arendab meid ja toetab sellist täiskasvanu õppe kvaliteedi üldist kasvu. Ja siis teine eesmärk, mida me sihime, on see, et me püüame koondada EPALE keskkonda kogu infot, mis puudutab täiskasvanu koolitamist ja täiskasvanu õpped Eestis, kogu aktuaalsed infot. Ehk siis me oleme selline, siin on minu kolleeg Rando ka ja siis on Veronika, kes on EPALE saadik, kes on selline abistaja ka, et meie töö on koondada EPALEsse kokku infot, uudiseid, uuringuid, üritusi, seminare ja kogu muud, mis puudutab täiskasvanu koolitust, et siis ühes kohas on olemas kogu see info. Ja ma kohe räägin, kuidas me seda täpselt teeme.
Üldiselt, et Epale keskkond on tasuta keskkond kõigile ja see ei muutu mitte kunagi tasuliseks ja mitte ühegi selle teenuse ega võimaluse eest ei saa raha küsida, sellepärast et te olete juba selle eest maksnud läbi oma maksude, et see on Euroopa maksumaksja rahaga tehtud, et siis palun kasutage seda teenust, mille eest te olete juba tasunud, et see on ka üleskutse teile. Aga mida see tagab, et ta on Euroopa Komisjoni poolt hallatud, on see, et ta asub turvalises serveris, et andmekaitse kõik run game nõuded on täidetud selles keskkonnas ja andmed ei tohiks mitte kunagi lekkida. Ja see ei ole ka eraettevõte, mis hakkab teie andmete pealt, isikuandmete pealt teenima mitte kunagi. Ning Pale keskkond on 24 keeles kättesaadav. See tähendab seda, et need riiklikud keskused, ehk siis kolleegid nagu mina teistest riikides, et me igaüks vastutame oma keeleversiooni eest ja siis hoolitseme, et selles keeleversioonis on kõige aktuaalsem, kõige kvaliteetsem sisu olemas. Et näiteks suuremate keelte puhul, et ka meie Eestis panustame inglisekeelsesse keskkonda, et siis lisame mingeid materjale, mis on siit Eestis toodetud, loodud siin, aga mida on oluline jagada ja tõlkida näiteks teistesse keeltesse. Et siis see tähendab seda, et iga see keelesait, mis see Pales on, ta on tegelikult eraldi sait, sellepärast et sisu täiesti on erinev, et ta kattub mingitesse osades, aga ta on erinev tegelikult. Et mida rohkem keeli sa valdad Euroopa Liidu ametlikest keeltest, sest need 24 ongi Euroopa Liidu ametlikud keeled, et mida rohkem sa neist valdad, seda rohkem sisu sa saad, aga tegelikult inglise keeles on valdav enamus sisu olemas. 38 riiki, ehk siis kõik need Erasmus pluss riigid, kes võivad Euroopa Liidu toetusi kasutada, kõik nad omal moel panustavad, natukene erineval tasemel võib-olla, aga meil on ka ühtsed kvaliteedistandardid olemas, mida me peame järgima selleks, et kasutajad saaksid ühesuguse kogemuse. Ja lisaks veel sellele, et on ametlikud 24 keelt, siis on Pales keskkonda sisse ehitatud ka Google tõlge, masintõlge. See näeb välja selliselt, et kui sa kasutad mõnda võõrkeelset lehte, siis sa ei pea eraldi mitte kuskile minema seda teksti kopeerima ja kleipima Google Translate'i, vaid sa lihtsalt valid, et seda lehte tõlkida ja Google teeb seda. Et me täna katsetasime näiteks selle Siri tutvustatud uuringuga, Deloitte tehtud uuring, et näiteks poole kolleegid, minu kolleegid, olid selle üles laadinud sinna Palesse juba mõnda aega tagasi. Aga see uuringu tutvustus ongi tehtud poole keeles, et ma ei saagi teada, et mis seal uuringus, mida seal kirjutatakse, enne kui ma kasutan Google Translate'i, sest ma ei valda poole keelt, ja see tõlge kvaliteet on tegelikult päris hea. Et need riigid, kelle keelt ei ole, et nemad saavadki ainult kasutada Google Translate'i funktsiooni, nii et seda peab arvestama. Nii, struktuur, et see struktuur on teile juba natukene tuttav, kui te sirvisite seda märkmikku, mis teil laudadel on. Et need märkmikud, õppiva koolitaja märkmikud on loodud täpselt sama struktuuriga, et on 5 põhiteemat, abi õppijale, õppekeskkonnad, eluks vajalikud oskused, poliitika ja kvaliteet, ja siis nende 5 teema kaupa ja nende alateemade kaupa, mida te siin näete, nende järgi ongi kõige lihtsam enda jaoks vajalikku infot otsida. Et siit vaadates, et millised teemad teid kui sisekoolitajaid, koolitusjuhte võiksid kõige rohkem huvitada, on tõenäoliselt see kvaliteedi pool, eks ju. Kuidas tundub? Millised veel? Millist tuttavat teemat sa praegu leiad siit? Õppekeskkond, siis millest veel oli Ericssoni näitel täna juttu? Multikultuursus, eks ju, ehk siis meil on siin ka sisserändajate õppest erinevad teemad olemas, erinevad materjalid ja multikultuursust ja nii edasi. Et põhimõtteliselt iga teema, millega me koolitajatena elus, oma professionaalses elus kokku puutume, et selle kohta on midagi Pales olemas. Nii et tasub otsida. Millised siis need keskkonnatööriistad ja võimalused on meil olemas, et näiteks eile toimus üle-euroopaline, see toimub ka iga kvartal selline suur üle-euroopaline veebiarutelu, see on kirjalik arutelu Pale keskkonna sees, teemaks oli täiskasvanu õppe
roll karjäärinõustamises. See veebiarutelu toimub ka põhiliselt inglise keeles, aga sa saad sinna ka eesti keeles kommentaare kirjutada ja lugeda neid kommentaare teistest keeltest, kasutades jälle Google'it. Et see on täitsa põnev, et ma ei ole ise mitte kunagi varem niimoodi kasutanud neid veebiarutelusid, aga nad toimivad, et täitsa reaalne on aru saada, mida teine inimene, näiteks meie Läti kolleegid, mida nad kirjutavad läti keeles sinna. Et see on täitsa kasulik. Siis on blogipostitused, et sinna alla on koondatud meil ühest küljest praktikute kogemuslood, aga teisest küljest on sellises arusaadavas, loetavas mahus, formaadis ja keeles kirjutatud eksperdite arvamused. Ehk siis nad on kommenteeritud, näidetega rikastatud ja see on tõesti selline unikaalne sisu, mida just luuakse Paale jaoks, et seda mujalt väga ei leiagi, et vahest harva me palume avaldada näiteks neid blogipostitusi mujal ka, et või pöördutakse meie poole. Siis on sündmuste kalender, et seal on kõik võimalikud konverentsid, koolitused, veebikoolitused, mida koolitajatele pakutakse ja saab filtreerida tasuta tasulisi sündmusi, et kui sa näiteks tahad kasutada õpperände, Erasmus plussi õpperände rahastust, mida on võimalik praktiliselt igaühel koolitajal kasutada ja sa tahad kuskile välismaale riigi või Euroopa rahastusel minna õppima, siis kindlasti soovitan kasutada Paalet, et leida, kuhu minna õppima. Siis on uudised, et meil on päris, ütleme nii, et kõige tähtsam on seal olemas, et võib-olla me päris igat uudist ei jõua kätte saada ja üles panna, aga kõige tähtsamad peaksid olema. Siis on kasutajate kataloog, et saab sirvida, et kes on need inimesed, kes Paalet kasutavad, kui sa tahad näiteks mõnda koolitajat või eksperti endale kutsuda või tahad koostööd teha. Jällegi oma profiilis tasub kirjutada endast põhjalikumalt selleks, et teised tunneksid ära, et kes sa oled ja võib-olla pakuvad sulle hoopis koostööd omalt poolt. Ja partneri otsing on selline praktiline tööriist jällegi selleks, et koostööpartnereid leida mõne projekti elluviimiseks, et saab ka oma projektide sinna üles panna ja oodata, et kuni keegi sulle kirjutab. Et mul on juba, minu organisatsioon on sinna üles pandud 3 aastat tagasi, iga poole aasta tagant, kui on erinevad projekti rahastuse taotlusvoorud, siis tuleb mingi 4-5 ettepanekut erinevate riikide partneritelt. Et põhimõtteliselt ainult tee, kui sa tahad seda reaalselt teha. Sõnastik 24 keel, taaskord täiskasvanuõppealane sõnavara, et kui Google'it ei saa usaldada või kui sa ei usalda piisavalt Google'it, siis ametlik sõnastik on ka olemas, et täiskasvanuõppe mõisteid tõlkida. Praktikakogukonnad on sellised foorumilaadsed kohad, kus teemapõhiselt saab arutada ja seal on eksperdid ja praktikud taas kord üheskoos. Siis sisu kommenteerimise võimalus, varamu ja allikad, ehk siis sellised allikad nagu see Deloitte uuring on kõik meil koondatud juba sinna, et sa ei pea neid erinevatelt lehtedelt otsima, kõik haridusministeeriumi uuringud täiskasvanuõppest ja muud. Poliitikaportaal võib-olla teie jaoks ei ole nii väga huvitav, aga teisalt on suurepärane võimalus, kus on ära kirjeldatud erinevate riikide täiskasvanuõppe poliitika rahastamise ja elluviimise põhimõtted ja neid on võimalik tabelina omavahel võrrelda, et mõnel organisatsioonil on sellega rohkem pistmist, kes meil siin on, mõnel ettevõttel võib-olla mitte nii väga, aga siis tasub seda vaadata, kui huvi on. Ja koostöögrupid, et need on suletud, kinnised grupid, mida igaühel meist on võimalik endale luua, et kui te tahate rahvusvahelise seltskonnaga näiteks koostööd teha. Mina kasutan neid koolitajate koolituse jaoks, et need on mul sellised praktikakogukonnad, kus ma hoian õppematerjale näiteks, kus ma annan ülesandeid, kus ma saan tagasisidet ja suhelda, et see on täiesti suletud ja täiesti turvaline ja loomulikult ka tasuta, et ma ei pea mingite kasutajate arvu poole pealt mingit tasu maksma seal. Et see on selline praktiline jälle. Nii, piilun palju mul aega, meie peamised sidusorganisatsioonid on teil kõik välja trükituna olemas. Sihtgruppidest te näete ka, et praktiliselt kui te ütlete, et siin peaks veel keegi olema, siis öelge mulle seda praegu, sest minu meelest on kõik täiskasvanuõppepraktikud siin ära kirjeldatud. Kuidas teile tundub? Et kas on vaja kedagi lisada mõnda sihtgruppi?
ei, mulle tundub ka, et mitte. Nii, ja siis mõned sellised head praktikad, mida me EPALE keskusena ehk siis EPALE töötajatena teeme. Et me püüame olla Eesti täiskasvanuhariduse kõige tähtsamatel sündmustel kohal selleks, et EPALE oleks nähtav ja tuttav inimestele, et selleks, et kõik teaksite, et see keskkond on olemas ja kasutaksite neid võimalusi. Siis me korraldame ise üritusi, et me korraldame näiteks selline päris suureks on kasvanud koolitajate mittekonverents, kes on kuulnud mittekonverentsist, koolitajate mittekonverents, keegi on käinud ka, eks ju. Et sellel aastal oli meil 180 osalejat, meil oli 8 väga aktuaalset, väga sellist põlevat teemat arutusel ja tegelikult meil ei olnud sellist loenguformaati seal praktiliselt üldse, et see on üks väga kindel põhimõte, mida me rakendame, et meil on eksperdid, meil on arutelud ja meil on kokkuvõtted, mida ka kirjalikult fikseeritakse, et kõikide nende mittekonverentside teema arutelude kokkuvõtted on ka EPALE-st leitavad, et saate neist osa. Järgmisel aastal tuleb kindlasti ka selline üritus, nii et jälgige. Siis sotsiaalmeediakanalitest me kasutame Facebooki ja Twitterit, meil on Facebookis olemas omad grupp, mis on loodud tegelikult oluliselt varem kui EPALE ise, ehk siis 2009 lause koolitajate kogukond ja siis on ametlik EPALE leht ka veel, mida me haldame. Siis me jagame igasuguseid praktilisi teavitusmaterjali, millega teil on märkmikuks kindlasti, aga siis minu ettekande teises pooles saate ka tutvust teha kohe. Ja me kasutame meedia monitooringut selleks just nimelt, et koonduda kõige tähtsamaid uudiseid ja kõige tähtsamad värskemad infot, et igapäevaselt tuleb meie postkastidesse ülevaade täiskasvanuõppe teemadest, erinevatest meediaallikatest ja seda sisu, mida me peame oluliseks toimetajatena, me pöördume avaldaja poole ja siis küsime luba ja tavaliselt mitte kunagi ei ole veitavaid vastuseid saanud, et me saame seda taas avaldada EPALE-s. Et sa ei pea jälgima 10 erinevat meediaväljaannet, et sa saad infot ühest kohast kätte. Et selline taotlus on. Materjalide tõlkimine, et me tõlgime teistesse keeltesse, aga inglise keelest hästi palju tõlgime eesti keelde, sest teame, et oma emakeelest lugeda on palju lihtsam. Ja me koolitame ka koolitajaid. Ma tean, et siin ruumis on vähemalt 2 inimest, kes on EPALE koolitusel käinud. Et sellel aastal meil olid väga populaarsed 6 koolitust, korraldasime digivahendite kasutamisest õppetöös, õppija kaasamiseks. Järgmisel aastal ma arvan, et me jätkame sama teemaga, aga tuleb veel paar sellist huvitavat teemat juurde, nii et jälgige ja koolitused on tasuta osalejatele. Et siis ainus tingimus ongi see, et sa kasutad EPALE keskkonda. Et nii palju ongi, et tuleb jälgida infot lihtsalt. Ja siis mõned head kogemused veel. Siis me püüame olla otsekontaktis sidusorganisatsioonidega, et meie koostööpartneritega on meil väga tihedad koostöösuhted ja mõne partneriga on lausa kirjalikud koostöökokkulepped selleks, et EPALE keskkonda rakendada, aga nemad teisalt siis saavad keskkonda oma tegevuses kasutada. Täna te näete, siin on meie professionaalne videopartneri tiim olemas, et kõige tähtsamaid täiskasvanuõppe sündmusi me püüame võtta filmi, aga me teeme ka otseülekandeid hästi palju, näiteks iga-aastased täiskasvanuhariduse foorumid või OSKA kutsesüsteemi konverentsid, et need koostööpartnerid, kes oskavad EPALE võimalusi kasutada, siis nad seda ka teevad, et me võtame need üritused linti ja paneme oma YouTube'i kanalisse ja lisaks otseülekandele niimoodi, et need, kes ei osalenud sellel üritusel või tahavad midagi järgi vaadata, et see on alati kättesaadav. Ja meil on neid videosid juba väga suur hulk tegelikult loodud. Tänane loomulikult ilmub kuskil, ma arvan, esmaspäeval juba ka YouTube'i, et saate järgi vaadata. Siis muidugi me teeme koostööd teiste EPALE keskustega, meil on lisaks endal ka värvatud 10 sellist täiskasvanuõppe praktikut, kes aitavad keskkonda esiteks tutvustada, aga teisalt nad panustavad sisusse, et need on EPALE saadikud, et ma mainisin, et Veronika Tuul on näiteks üks selline saadik, et tema käest saate ka küsida, et kuidas EPALE teie organisatsioonile näiteks kasulik võiks olla.
Ja siis need kirjalikud veebiarutelud, mida ma juba mainisin, ja siis veebinarid või siis veebiseminarid ja siis avatud haridusressursid on sellised tulevikusuunad, mida EPALE hakkab kohe pakkuma. Et avatud haridusressursid on siis munkide, meie jaoks EPALE-s on munkide eelkäija, et aasta lõpupoole üle-euroopaliselt me hakkame pakkuma põhioskuste alast koolitusmaterjali, sellist loodud avatud kursust, kus igaüks saab osaleda, aga ta ei ole päris e-õppe kursus, sellepärast et seal ei ole õpetajat, aga et sa saad ise õppida ette antud struktuuri alusel. Et sellepärast ongi avatud haridusressurssi nime all, OER, siis inglise keeles, Open Educational Resource. Nii et aasta lõpus siis juba esimene on kohe olemas. Nii, numbritest ka natukene. Et kes on need inimesed ja kui palju neid on, et Eestis on registreeritud kasutajaid juba tublisti üle 1000, siis Euroopas on üle 45 000 kasutaja. Et need on ainult registreeritud kasutajad, sest EPALE võimalused tegelikult on 90% kättesaadavad registreerimata. Et sa ei pea registreerimata kindlasti, aga kui sa tahad ka ise kommenteerida, kui sa tahad partnerotsingut kasutada või näiteks kasutajaid vaadata, kasutajakatalogi, siis sa pead registreerima. Et lihtsalt mõned piirangud on. Igakuiselt külastab Eestis üle 2000 inimese EPALE keskkonda, ma arvan, et meie koolitajate kogukonna puhul on see päris hea arv, siis meil on teatud hulk inimesi, kes jälgib meid Facebookis, Twitteris on väike kogukond, sinna me ei panusta väga palju, aga näete, et 176 videot on juba olemas EPALE-s koos tänasega, täna siit tuleb mitu ettekannet, on meil 9, eks ju. Et siis lisandub veel 9 videot, et siis saate väga fokusseeritult teemapõhiselt vaadata seda, mida teil vaja on õppida, mida te oluliseks peate. Ning saadame ka uudiskirja, et kõik registreeritud kasutajad saavad ise valida, kas nad tahavad uudiskirja saada või mitte, aga see on kõige lihtsam viis, kuidas meie tasuta üritusi näiteks jälgida, et uudiskirja kaudu saate lugeda. Niisiis, ettekande poolt on mul kõik.